Tere! Mina olen Astner ja nüüd ma olen jõudnud maailma peaaegu ühte kõige ägedamasse kohta. See on siis Põõsaspea Neeme tippu. Ja see on tõesti äge koht. Ma olen siin nii palju käinud ja ma ei saa sellest kohast küll. Ma lootsin siia täna küll tulla tormise ilmaga, mida ilmajaam meile lubas. Aga pole hullu. Siin on iga ilmaga äge olla. Üks asi, mis teeb selle Põõsaspea Neeme eriti ägedaks minu jaoks, on seesama linnuvaatlusmajake, mille uks on kogu aeg avatud kõigile. Ainult mitte sigatsejatele. Ja kui väga tormine ilm on, täna on selline väga sõbralik ilm, ütleme. Aga kui on väga tormine ilm, siis see majaka on lihtsalt super koht, kuhu näiteks tulla keha kinnitama või kohvi jooma. Mina kavatsengi praegu, olles tulnud pikalt teelt, pikalt sõitnud, kõht hakkab juba tühjaks minema. Võtsin endale autost kaasa midagi söödavat, tassikesega kohvi. Teen ma siin priimusega vaikselt endale vee soojaks. Joon kohvi ja täis kõhuga hakkan juba tänasest päeva edasi nautima. Nii, nüüd ma olen siis jõudnud siia Põõsaspea Neeme linnuvaatlusmajakesse. Ja kuna mul on pikk tee selja taga täna, olen palju ringi sõitnud, siis esimese asjana ma tahaksin natukene keha kinnitada. Ja selleks on mul kaas selline väike priimus, katelokk ja loomulikult lihasalat ning kohvi. Teine äge asi selle Põõsaspea Neeme juures on fakt, et Põõsaspea Neeme tipust, kui tõmmata sirge üle Osmussaare Soome Hankosse, siis kõik, mis jääb sinnapoole, on Soome laht. Kõik, mis jääb sinnapoole, on Läänemeri. Nii et ma ei teagi, kui Põõsaspea Neeme poleks, kas siis Läänemeri ja Soome laht oleks üldse erinevad asjad. Võib-olla tõesti. Aga igal juhul jah, kohe lähme ka sinna selle kivi juurde, millel istudes saabki konkreetselt panna parema jala Soome lahte ja vasaku jala Läänemerre. Võt selline äge koht on Põõsaspea Neem. Nii. Nüüd ma olengi jõudnud siia peaaegu Põõsaspea Neeme tippu, täiesti tippu, kus kohas on see kivi, millel istudes saab oma parema jala panna Soome lahte ja vasaku jala Läänemerre. Aga kuna ammu pole vihma tulnud, nädalake, siis kui ma praegu neid kive vaatan, mul tegelikult hinge on pugenud kuri kahtlus, kas ma ikkagi tahan minna selle kivini, sest et on üsna värvunud valgeks. Ja ma ei teagi, ma arvan, et need on kormoranid, kes käivad ennast siin kuivatamas nende kivide peal. Ja loomulikult sel ajal, kui nad ennast kuivatavad, nad tualetis ei käi. Nii et nemad neid kive siin värvivadki. Ma nüüd natukene vaatan, ma ennast ei tahaks ära määrida selle kormorani ainega. Aga ma vaatan, võib-olla ma saan selle kivini, kuigi seal on üsna keeruline minna. Seal on kivid on juba libedad ja vette kukkumise oht on päris suur. Aga igaks juhuks ma näitan ära, et seal on siis Osmussaar ja see
kõige tagumine kivi, kuhu saab minna. Et seal vesi väga sügav veel ei ole. Et see ongi siis see kivi, millel istudes saab siis ühte jalga leotada Soome lahes ja teist jalga Läänemeres. Nii, ma olen nüüd ise siia kaamera taha tulnud. Et ma vaatan, et siiski praegu selle külma veega ei tahaks selle kivi peale sinna istuma minna. Aga ma näitan ära, et seal, need tagumised kivid seal. Üks nendest ongi siis see kivi. Aga see kivi seal on üks teine vaatamisväärsus siin kandis. Ja tegemist on siis Neugrundi pretsaga. Ehk siis meteoriidi plahvatuse tagajärjel umbes 500 miljonit aastat tagasi tekkinud sulakiviga. Ja seda Neugrundi pretsat on siinse kandi rannad kõik täis. Ja koht, kuhu siis see poole kilomeetrise läbimõõduga meteoriit 500 miljonit aastat tagasi prantsatas, on siis Osmussaarest natukene sinnapoole. Et seal meres on siis Neugrundi kraater. Ja see poole kilomeetrise läbimõõduga meteoriit, põhimõtteliselt see pauk oli nii kõva, et ma ei teagi, mõned miljonid aastat siis maal põhimõtteliselt elu ei eksisteerinud. Vaat selline lugu. Et tasub siia tulla ja lihtsalt merre vaadata ja kujutada seda pauku endale ette. Aga jah, kuskile sinna see taevakeha maha kukkus. Vaat nii.